keelepäevast osavõtjaid. Keeletammikusse on kasvab pandud uus tamm, millest kindlasti sirgub vägev kuu, mis sümboliseerib eesti keele küsimuste vägevust. Milliste keelekuu oksa puudutavad tänased ettekandjad. Aga hetkel kutsume siia ette Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõuniku Sirli Supingu. Tere, head keelepäevalised, lugupeetud Wiedemanni laureaadid, head keelepäeval osalejad kõikjal Eestis, nii nagu öeldakse sealpool ekraani, ja head osalejad siin Väike-Maarjas. Wiedemanni keeleauhind on riiklik elutööpreemia, muide ainuke keelevaldkonnas. Keeleauhind antakse väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel ja populariseerimisel. Seda auhinda on välja antud juba 1989. aastast ja tänavu lisandus Wiedemanni keeleauhinna auväärsesse loetellu juba 33. laureaat, keeleteadlane doktor Jüri Viikberg. Laureaadi elutöö hõlmab eesti keele mitmekesist uurimist. Täna siin on meil hea meel, et avab ühe tahu oma uurimisvaldkonnast. Kuuleme veel ettekandeid laureaadi kolleegidelt ja keelepäeva lõpus saame teada, kuidas kulgevad Väike-Maarja noored oma keelemaastikul. Aga järgnevalt on mul hea meel sõna anda 2020. aasta Wiedemanni keeleauhinna laureaadile Emakeele Seltsi esimehele Helle Metslangile, kellel on võimalus täna siin teie ees esmakordselt avalikult värske laureaat vastu võtta Wiedemanni laureaatide auväärsesse seltskonda ja Helle Metslangi tervituse järel me palume Jüri Viikbergil kirjutada oma nimi Haridus- ja Teadusministeeriumi auraamatusse. Head keelepäeva! Kallis laureaat, kallid keelepäevalised siin ja sealpool ekraani, on tore olla jälle siin Väike-Maarjas, vaadata, kuidas tammed kasvavad. Et vaatasime vallavanemaga neid tammesid, et mõni esimene tamm on juba päris suureks kasvanud ja ükskord saab sellest põlistammik, selline põline ja pidevalt uuenev, nagu on ka meie eesti keel ja nagu on ka see traditsioon, mis siit Väike-Maarjast alguse on saanud, et Väike-Maarjast on saanud selline üks tore eesti keele tugipunkt ja see tammik väga kenasti sümboliseerib seda. Aga kui tulla tänase laureaadi juurde, siis ka temas ühinevad seesama püsivus, põlisus ja uuenemine, et ta on uurinud eesti keele just neid põliseid jooni, mis eesti keeles on ja eesti murdeid ja kõike muud sellega seostuvat ja samas on tal jälle uued vaatenurgad. Nii et seetõttu sobib väga hästi täna Emakeele Seltsi poolt ka rõõmustan selle üle, et jälle üks selline Emakeele Seltsi juhtimise juures kaua olnud inimene on selle auhinna saanud, kes eesti keele põliseid jooni tänapäeva uuenevasse Eestisse toob. Ja kutsungi siis Jüri Viikbergi oma allkirja andma ja annan talle siis sümboolselt järje üle. Tere tulemast laureaatide sekka. Sinu laureaadi aasta algas küll juba kevadel, paraku ei saanud ma seda järge varem sulle üle anda, aga head laureaadi aasta jätku sulle, Jüri.